kõigile ka minu poolt. Mul väga hea meel siin täna olla, väga suur au. Ma loodan, et kõigile on toit olnud ääretult maitsev, õhtul on meeleolu, kui see keegi kahetseb, et on just siin, aga mitte Imagine Dragonsi kontserdil, kuhu ma kuulsin lauas, et on ostetud vist 60 000 piletit, nii et siis kindlasti seal on üsna võimas pidu, või nagu noored ütlevad, siis rämmar. Aga kuna mind on siia kutsutud just eelkõige kui noorema põlvkonna või generatsiooni esindajad, tõesti ma ilmselt olen siin ruumis üks kõige noorem inimene, siis mulle tundus igati kohane sellel Kultuurkapitali sünnipäeval, mis ühtlasi on ka Eesti kultuuri sünnipäev, jagada teiega ka natuke avaramat vaadet sellele samale Eesti kultuurimaastikule ja miks mitte ka ühiskonnale. Ühesõnaga jagada seda vaadet, mis avaneb sealt rahvastiku püramiidi alumisest poolest. Ja mida sealt altpoolt siis näeb? Näeb inimesi, kes hoiavad ja väärtustavad Eesti kultuuri, kes on pühendunud, kes on teinud õigel hetkel õigeid valikuid ja otsuseid, inimesi, kelle järgi joonduda, kellest õppust võtta ja õppida, ühesõnaga eeskujusid. Ja näeb ka hästi hoitud institutsioone ja oskuslikult üles ehitatud organisatsioone, mis on aastate jooksul oma koha leidnud, tugevamaks saanud ja ennast Eesti kultuuriväljal kinnistunud või kinnistanud. Näeb ajakirju, teatreid, muuseumeid, galeriisid, festivale ja loomekeskusi, mis arvestades meie riigi väiksust ja kõiki muid katsumusi on väga hästi toimivad. Ühesõnaga näeb kultuurisüsteemi, mis on küps ja millele on hea toetuda. Aga mida siis sealt altpoolt on raskem näha? Kui vaadata selles tänases kultuuripildis või ühiskonnas ringi, siis leiab üksjagu kohti, kus asuvad inimesed, kes on sinna sattunud 90-ndate või 0-ndate muutuste tuules. Teie teate seda aega kindlasti paremini kui mina. Mina tean ainult lugusid, mälestusi mul sellest ajast ei ole. Ent nii palju ma olen aru saanud, et see oli aeg, kui lihtsalt oli vaja ja uued ja tihtipeale siis just noored inimesed, et nad tooksid endaga kaasa mingisugust värskust, muutust ja mingisugust nihet. Et see oli aeg, kui pandi alus väga paljudele nendele asutustele ja organisatsioonidele, mis tunduvad täna enesestmõistetavad, vähemalt minu jaoks kui 28-aastasele noorele inimesele enesestmõistetavad osad Eesti kultuurist. Ja nagu ma ütlesin, päris hästi läks. Päris palju olulist on selle ajaga üles ehitatud, taastatud, nullist loodud, vist isegi nii hästi, et ega väga palju uusi kohti või uusi asutusi või uusi organisatsioone, uusi teatreid polegi just nagu juurde vaja. Et kui sa tahad midagi Eesti kultuuris või üldse Eestis teha, siis tõenäoliselt on selleks ikkagi mingisugune koht olemas. Miks ehitada uut, kui on olemas suurepärane vana? Ja vaata, mingis mõttes ma olen mõelnud, et me oleme seal püramiidi alumisel astmel päris huvitavas kahvlis. Me võime olla täitsa rahul ja õnnelikud selle üle, mida viimased 33 aastat on ehitatud või tehtud, aga nüüd, kui tahaks oma käe külge panna, oma panust anda, siis ei jää just kui vahepeal muud üle, kui hakata nullist pihta, alustada millegi uue ehitamist, sest pole lihtsalt ruumi ega ka võimalust. Ma olen mõelnud ka sellele, mida sellised situatsioonid, kui ei ole ruumi, endaga tihtipeale kaasa toovad. Näiteks üks teater, mis oleks tänavu tähistanud enda 20. juubelit, algas mingis mõttes täpselt samamoodi, raputuse ja lõhestamisega. Et oli väga palju inimesi, kes tõrjuti selle muutuse käigus kõrvale, sest oli vaja teha ruumi uuele. Ja teistpidi, kui see sama teater lõpetas ja tekkis taas ruumi uuele, tekkisid uued kooslused ja teatritupid, kellest üks sai tänavu ka parimaks tituleeritud, siis sellise ruumi loomisega või sellise protsessi tagajärjel ei heidetud just kui kedagi kõrvale. Oli lihtsalt mingisugust julgust astuda kõrvale, kui aeg on küps. Võib-olla selline julgus on ka midagi, mida on rohkem minu põlvkonnal.
sellist tunnetust, et me ei ela siin Eestis sellises vertikaalses riigis, kus toimub pidev hierarhia redelil ülesronimine, kus on võimalik teha suurt karjääri vaid siis, kui töötad ühe koha peal 20 aastat, kus töökohalt lahkudes sa kaotad kõik positsiooni, väljavaated ja pead alustama otsast peale. Vastupidi, pigem vähemalt mulle tundub, et meil on selline horisontaalne riik. Et ma tean üksjagu inimesi, kes hoolimata oma vanusest, taustast või varasemast töökogemusest satuvad ametikohtadele, mis mõnes suuremas riigis, kas või Soomes, tunduksid uskumatud. Nii vanemad kui nooremad inimesed sellele vahel. Erinevate eluvaldkondade vahel liikumised, see ei ole midagi ületamatut. Varasem taust ei määra otseselt veel midagi, peaaegu kõik ja kõike on võimalik teha, kui sa tahad. Ja see on ühe väikese riigi eelis. Aga nagu mainitud, siis selle ärakasutamine, selle eelise, see nõuab natukene julgust. Julgust astuda kõrvale ja julgust teha ruumi. Kultuurkapitali töösse, nagu ka Märt Väljadega ütles, on see julgus seaduse poolt sisse kirjutatud. Iga 2 aasta tagant toimub vahetus, valikut ei ole. Aga iseenesest võiks selline julgus olla midagi, mis on kirjutatud ka laiemasse kultuuri või laiemasse ühiskonda. Selline muutumise ja uuenemise rütm. Teine ja võib-olla olulisemgi tahk selle julguse juures on oskus teha ruumi. Sageli tundub, et oodatakse justkui seda, et küll keegi kusagilt esile kerkib, et küll nad tulevad need noored või vastupidi, miks nad juba ei tule. Et see oskus teha ruumi võiks just tähendada seda, et ei jääda ootama, et keegi tuleks või võtaks teatepulga üle, vaid astutakse ka ise üks samm muutuse poole, ollakse aktiivsed muutuse ja uue esilekerkimiseks. Ma ei usu, et näiteks need, kes 30 aastat tagasi etteotsa sattusid, tegid seda rind kummis ja ühegi kahtluseta. Oli lihtsalt selline aeg, oli vaja. Täna sellist põletavat vajadust võib-olla ei ole, sest nagu ma ütlesin, kõik on ju tegelikult hästi. Asjad on korras. Aga nagu teada, siis elujõuline kultuur peab pidevalt muutuma, pidevalt uuenema. Ja vähemalt mulle tundub, et see uue muutuse esilekerkimine vajab praegusel ajal natuke rohkem tuge. Ta vajab ruumi, kus eksida, kasvada ja kehtestada. Seda ruumi ei looda, kui seda ruumi ei looda teadlikult, siis võideldakse see ruum tihtipeale endale kätte ja võitlus, nagu me teame, kulutab tihtipeale jubedalt ja võitlus on alati ka kaotaja. Seega oskus teha ruumi ei tähenda vähemalt minu jaoks lihtsalt kõrvalastumist või kadumist tagaplaanile, kaotamist, vaid pigem teadlikku ja üsna aktiivselt rolli olla kõrval, aga mitte eemal. Olla olemas, kanda järjepidevust, kaitsta, kui seda on vaja, olla ühe telefonikõne kaugusel. Ma olen paari sellist näidet või protsessi kõrvalt näinud, kus selline muutus ei toimu mõne tulise konkurssi või võitluse tagajärjel, vaid kus vastupidi. Otsitakse parimat võimalikku teatepulga ülevõtjat, kus just nimelt on oluline erinevus, teistsugusus. Ning peab ütlema, et see kõik on tundunud väga sümpaatne ja isegi ootamatu selles tänases konkurentsitihedas keskkonnas. See protsess, mille keskel on just nimelt teatav hool või hoolimine, kus ei jäeta kõrvale, vaid mängitakse ümber lihtsalt rollid, astutakse küll tundmatusse, aga üksteisele toetades. Selliseid protsesse ja inimesi võiks kultuuris ja ühiskonnas rohkem märgata. See teater, millest ma ennist kõnelesin, sai muidugi oma otsusele igati väärilise järeldaja, aga lisaks neile on meie ümber veel väga palju väiksemaid ja nähtamatumaid protsesse, mis vääriksid täpselt samasugust tunnustust. Mida ma siis lõpuks ikkagi öelda tahan? Võib-olla seda, et kõikide saavutuste ja võitude kõrval võiks tähistada ka ja tunnustada ka lõppe. Õigel hetkel
kõrvalastumist, ruumi tegemist, hästi juhitud teatepulga üleandmist. Võiks tunnustada julgust muutuda ja oskust seda kõike teha nii, et varasem jääb alles, aga avaneb ruum uuele. Ja mul on hea meel, et selles osas on minul ja põlvkonnal juba väga palju väärilisi eeskujusid, nii et ma julgustan kõigil nendest